Raamas Helen Eelrand, kelle sule on Andaluusia päike nii vilkalt liikuma pannud, et ilmunud on 2 raamatut pea korraga. Kellel meist poleks unistusi, kuid kui paljud on valmis muudatusteks, mida nende täitumine nõuab? Helen Eelrand võis oma raamatuid tutvustades kinnitada, et otsus perekond ja maine vara natuke autosse pakkida ning Hispaaniasse elama kolida on end õigustanud. Unistus õnneliku pere keskel väikselises Andaluusias raamatuid kirjutada on täitunud. Hispaania on riik, mis paneb paremini kirjutama. Ta on selline lopsakas, voolav, soosib eneseväljendust, julgustab. Mina arvan, et ma paremini kirjutan küll tänu sellele, et ma elan seal nii kaugel. Pärnakad mäletavad Helen Eelranna häält kohalikus raadios, kaaslased tema unistust uudistekstide asemel raamatuid kirjutada. Alguses olid elururaamatud, näiteks Anne Veesaare oma. Nüüd on aga trükist ilmunud 2 päris oma raamatut, romaan Paso Doble ning mida te kogu aeg lõkkerdate, 100 põhjust, miks armuda Andaluusiasse. Viimast nimetab autor ise armastuskirjaks maailmanurgale, mis võttis neid vastu täis hoogu, rõõmu, seiklusi ja armastust. Lugege see raamat läbi, kogege erinevate meeltega, kui see on mul kirja pannes õnnestunud, siis ma arvan, et te tahate niikuinii juba tulla sinna. On neil ikka raamaturiiul ikka olemas, kui raamatud on või ei ole sellist kommet? Ta ikka on ja üldiselt ta on üldse väga selline kunsti- ja kultuurisõbralik riik, et kui ma ikka praegu peaks minema sinna kuulutama, et ma olen kirjanik, siis inimesed varisevad austusest põrmu. Andaluusias elamine ei tähenda Heleni puhul, et ta Eestile kadunud oleks. Tööd siin sõpradega moodustatud kirjastuse hüvanguks võimaldavad tänapäeva sidevahendid teha kui tahes kaugel. Ja ilmast. Möödunud ööl sadas kohati vähest lund, öö oli taas